Sõmeru vallal oli teisipäeval 10-aastane aastapäev ja selle puhul meie oleme tulnud siia Sõmeru valla laste karussellile. Need lapsed, kes täna teile esinevad, on üle valla välja valitud oma asutusest. Nad on Aluvere põhikoolist, Sõmeru lasteaiast, Puupeapäevakeskusest, Puhna põhikoolist, Puhna lasteaiast ja Vaeküla koolist. Täna me ei hakkagi tegema üldse sellist esimese, teise, kolmanda koha valimist, sest nad kõik on tõesti toredad ja head lapsed, laululapsed, vaid teeme sellise 3 jaos publiku preemia. Tüdrukud jagavad teile nüüd välja sellised väiksed lipikud. Hakkake jagama. Esimene on sinine lipik. Ära näete esimest, nemad on ise sinne tagapoole. Esimene osa 5–7-aastased lapsed, need on sinine lipik. Mul on ka seina peal tehtud karussellid, kus on kõik numbrid. Niimoodi, et teie peate kirjutama ainult selle numbri, kes teile meeldis. Teine lipik on siis teine osa, on punane ja 3. on valge, kuigi mul on mustaga kirjutatud. Ärge siis segaseks sattuge. Niimoodi, et ma iga selle osa tagant ütlen siis, et kirjutage palun nüüd number kas. Las nad jagavad laiali siis. Võite neid pliiatseid käest kätte jagada, kellel ei ole, sest et mul ka ei olnud väga tööd. Seal taga tahtis keegi veel. Kauni kontsertiga, ma ütlen kauni, sest tõesti kõik lapsed laulavad hästi, kuigi mõnel muidugi on see kevadega natuke hääl ära, aga pigistame silma kinni. Nad oskavad väga hästi laulda. Esimene esineja kahjuks meil täna ei ole, nii et alustame number 2. Reelika Tipp on esimene esineja, tema on 5-aastane, käib Sõmeru lasteaias. Ta ise on enda kohta öelnud, et Heppa kappa, mikki dala, väike rõõm, salsa
rattaga sõita ja mängida. Lemmikmänguasjad, nagu te näete, on tööriistad. Sellepärast sobib talle hästi laul Mehaanik.
Marje Tamm. Ma olen 7-aastane ja õpib Uhtna Põhikooli 1. klassis. Talle meeldib laulda, tantsida, joonistada ja rattaga sõita. Marje laulab meile laulu Õnne sees. Kas teate, olen küll üks õnneseen. Et miks võin kohe teile selgeks teha. Oma ema ükski lill ei ole näinud. Üle niidu käsi käes nad pole käinud. Üle niidu käsi käes nad pole käinud. Pilve lapsed ei saa ema kallistada. Too neid pillupiga ühte oma rada. Too neid pillupiga ühte oma rada. Aga mina tunnen nagu pehmeid pilvi. Enda ümber ema käsi nända silmi. Enda ümber ema käsi nända silmi. Niidule ja metsa, trammile ja linna. Käsi piimapeos alati võib minna. Käsi piimapeos alati võib minna. Vaid soovin oma emale mõelda, sellepärast olen üks õnneseen ma. Nii, nüüd on see esimene sinine osa lõppenud ja kellel on need lipsikud käes, palun pange alates kahest kaheksamise number 2 oli, ma tuletades meelde Sipsiku laul, number 3 Vaasa laul, number 4 Mehaanik, number 5 Mina ka, number 6 Ehitame maja, number 7 vahele jäänud, sest laps on haige. Number 10 on meil Mari-Liis Nõmmiste. Tema on 9-aastane, käib Uhtna Põhikooli 2. klassis. Vabal ajal käib laumas Lugja päevakeskuses ja tantsimas. Veel meeldib talle palju vanaema juures olla ja sõpradega mängida. Kõige rohkem meeldib Mari-Liisile suvi, sest siis on soe, saab palju rannas käia ja ujuda. Täna laulab Mari-Liis laulu Kui tuju on mõnus. Kui tuju on mõnus, siis tralliga ma tervitan kõiki kalli-kalliga. Kes tardib kallistab ümbekest ja isa eks kallustab imbekest.
esineja on Kristel Piira. Tema on 10-aastane, õpib Aluvere koolis. Tema huvialad on sport ja muusika ning muidugi tegeleb ta ka laulmisega. Laulab laulu minu vanaema. Peab abistama, leidsid kõik omad inimesed. Nii, järgmine esineja on Angela Lokman. Tema on 10-aastane, õpib Uhtna põhikooli 3. klassis. Angela käib Kubja päevakeskuse lauluringis. Talle meeldib laulda, tantsida, mängida klaverit ja rahvaste palli. Suureks kasvades tahab ta saada lauljaks. Angela laulab meile laulu Minu kullake. Kes on 10-aastane, õpib Uhtna põhikooli 4. klassis. Talle meeldib laulda. Ta laulab kooli mudilaskooris, ansamblis ja lastekooris. Õpib 3. aastat klaverit ja võtab osa ka näiteringist. Veel meeldib talle suusatada ja õppida. Tal on täna natuke hääl ära, aga ta laulab kallikese temale.
õppida ja kirjutada reegliraamatut. Martinile meeldib elada Tõmelu vallas, sest siin on ilus loodus ja siin toimuvad lahkunud. Martin laulab täna laulu Raaderi. Järgmisena, selle vanuse viimasena laulab Gerrit Friedrichsmann, kes on 11-aastane tüdruk Aluvere põhikoolis. Talle meeldib suvi ja kassid. Tema hobideks on laulmine ja salvrätikute kogumine. Lauludest eelistab ta vaikseid laule. Täna laulab Gerrit meile laulu Metsajärve maa. Metsajärve tuul, metsas ilma
kuhu te peaksite kirjutama ühe arvu, ma loen ette ka need numbrid. Number 10, kui tuju on mõnus. Number 11, minu vanaema. Number 12, minu kullake. 13, kannikesed emale. 14, võlupood. 15, hurraaderii. 16, Metsajärve maa. Nii et tehke oma otsus ja andke punane lipiku tüdrukutele. Edasi vanemate lauljate juurde. Number 17 on järgmine esineja Kristiina Seiton, kes on 12-aastane, õpib Aluvere põhikoolis. Tegeleb kergejõustikuga, muidugi ka laulmisega. Talle meeldib suvi. Kristiina laulab meile laulu Keegi tulla võib. Talle meeldib laulda ja lilli seada. Tema laulab kuningalaulu.
tegeles. Vaba ajal mängivad nad õues ja toas, aitavad ema, vaatavad televiisorit. Lemmikaastajaks on suvi. Suvel kõnnivad ringi ka lepatriinud, kellest Anu ja Anneli kohe ka laulma hakkavad. Lepatriin laulab. Laulab meile laulu Annikese teema.
paljude harrastustega, sealhulgas ka muidugi laulmisega. muusikastiilides eelistab ta aga džässi. Pirsik laulab täna meile laulu Helise